Tere päevast, ma olen siin hotellis. Mul on siin vastas, ma ei tea, kuidas mobiil võtab, aga siin on kuidas hästi näidata. Pärast teen eraldi võib-olla väikse video. Siin päike paistab ja raskena. Et on hotelli vastas on suur haigla. Nüüd on vist paremini näha natukene, on haiglast katused kuni siin peaaegu maani on selline suur Katalani lipp, mis nüüd on näha, jah. Et tekitas ka mõtted selle neetud lipunduse kohta, liputamise kohta, mida me siin Eestis. Et Eestis on, ma olen Euroopa Liidu liikmesriigis ja ma ei näe siin kuskil mingit Euroopa Liidu lippu, sest miks peavad kogu aeg rõhutama? Sest Euroopa Liit ei ole riik, jah. Ma ei näe siin kuskil mingit, ma ei tea, X vähemuste lippe. Sest ma kujutan ette, kui ma läheksin mingisse homode mingisuguse rajooni, siis on tipuks niisugune lippe küll, jah. Kohvikutel oleks kindlasti, aga tavakohtades ikka nagu nii palju ei ole. Ja ma olen Vikis, olen omapärane see, et kuigi ametlikult on Hispaania, siis ega ma siin linnavaitse mingit Hispaania lippu ei näe, sest kui see oleks, siis see tõmmataks iga öö maha. See ongi ma Tartus jalutan, kui ma käin raamatu, kus ma jalutan mööda sellest haridusministeeriumist ja seal on nagu Eesti lipp, sama suurelt on Euroopa Liidu lipp. Tihti on nii, et Eesti lipp on kuidagi, ma ei tea, rullunud seal mingis tuules või niimoodi, nagu vähem näha isegi. Aga see on juhuslik, see on tuule pärast. Aga jah, et on nagu võrdselt, et Euroopa Liidu ja Eesti lipud on nagu võrdsed, et ma ei tea, mis see on, kas on soov alluda mingisugusele suuremale jõule või mingi lömitamine või, et minu nägemus on ikkagi see, et Eestis lehvib ainult Eesti lipp ja mis on erandid, eks ju, igal linnal on oma lipp, kui näiteks ma olen Tartus, siis on Eesti lipp ja Tartu lipp, jah. Või kui ma Tallinnas, eks ju, siis Eesti lipp ja Tallinna lipp, eks ju, seda loomulikult. Ja kui on mingid, tähtis Euroopa Liidu üritus toimub Eestis, eks ju, siis loomulikult pannakse Euroopa Liidu lipud, täiesti aru saada, tähtis NATO üritus, loomulikult NATO lipud, eks ju. On mingi homode, mingisugune trall, eks ju, muidugi, las nad panevad, kuigi selle homode värgid on see, et väga paljud korralikud homod. Ma ise ütlen, kui ma iseks homod, ma ei taluks absoluutselt seda lippu, et see on tegelikult ei esinda neid korralikke homosid, nagu öeldakse. Ma ei tea, keda see esindab. Et see on rohkem selline ideoloogiline lipp juba, jah. Ja jah. Et see lipundus, et närv puhkab, kui vaadata siin, kuidas see lipundus siin kandis on ja närv ei puhka, kuidas ma vaatan, kuidas see lipundus Eestis on. Et äkki võtaks maha igasugused muud lipud. Et aeg on nagu, et minust Vene vastasemat isikut pole maailmas olemas. Mina olen nii Vene vastane, et ma ausalt öeldes isegi pooldan Eesti dekoloniseerimist ja ma alati vahutan suurest vihast, kui Tallinna lennujaamas, enam vihast ei vahuta, pigem kurbusest juba. Tallinna lennujaamas loevad Vene aktsendiga, eks neid teateid loetakse, et see mulle üldse nagu ei meeldi. Aga ma ei pea õigeks, et Ukraina lipud on Eestis niimoodi. Et me ei ole Ukraina. See, et sa toetad mingit riiki tema püüdlustes, jah, kui on mingi Ukraina üritus, siis sa paned Ukraina lipu või Ukraina restoran võib Ukraina lipu panna loomulikult. Aga kui on Eesti ametiasutustel on Ukraina lipud, eks ju, see on jah. Ja et praegu on Eesti lipp on nagu hägustunud mingisuguste sadade muude lippude seas. See on esiteks on põhiseaduse vaimuga. Ja põhiseaduse vaimuga, et mis on põhiseaduseks? Ja me võime kõik on nii suhteline ja kõik on relatiivne. Ja sellist juttu võib ajada kuskil, ma ei tea, mingis filosoofia tunnis või kui tahad. Aga Eestis ei ole selles mõttes suhteline. On kirjas, mis on Eesti Vabariigi eesmärk. Eesti Vabariigi eesmärk on Eesti rahvus. Väikese tähega, Eesti rahvus, eestlased, eesti keel ja Eesti kultuur. Eesti kultuur on kõige vaieldam, et mis on kultuur, jah. Kas, ma ei tea, pargis jalutamine on kultuur või on ooperis käimine, eks. Et aga samas päris suhteline ka ei ole selles mõttes, et tuleb mõelda, mida pidasid kultuuri all silmas need, kes põhiseaduse tegid. Ja, siis on aru saada. Aga isegi kui see kultuur välja jätta, mida ma jätaks välja, aga kui jätta, siis ütleme Eesti rahvus ja Eesti keel on ikka selged asjad. Ja kui meil on selline terve trobikond igasuguseid huvitavaid lippe üleval, siis on see vastuolus Eesti Vabariigi eesmärk.
ja see, mis on Eesti Vabariigi Haridusministeerium, eks ju, Tartu linnas, eks ju, kus on Eesti lipp ja Euroopa Liidu lipp mõlemad võrdselt, see ei ole põhiseadusega kooskõlas, ütleme nii. Ja kui nemad ütlevad, et on, siis võib-olla nemad tulevad mingit muud dokumenti, mida mina loen. Aga Haridusministeerium ta võtab sellise ma tunnistan ausalt, et mul on mitmeid kordi olnud selline kiusatus see Euroopa Liidu lipp maha tõmmata. Ja inimesena, kes hääldas Euroopa Liiduga liitumise puhul. Muidugi ma hääldasin selle tugeva lääne orientatsiooniga, sellepärast, aga jah. Vaat selline liputamise teema oli. Või lipundamise teema. Aga tänu ikka kuulamast.